Nii, nüüd oleme siukses kohas. Tegelikult siin firma nime ei ole, aga Afterwork Ads või Afterwork Ad, ma ei tea, kes siis teeme nüüd siis logod peale. Mingi disain on olemas, panen võib-olla selle ekraanile ja lähme siis teeme igale küljele mingi logo, ees on juba olemas, selle kleepsin ise, aga paneme siis mingid kleepsud peale, et oleks natukenegi meid ära tunda, nii et hakkame tegema. See firma siis Afterwork Ads ehk siis bussil on nüüd kogu see disain peal, siis igal küljel on vasakul see logo ja see slogan ja Instagrami konto ees ei ole, aga selline siis annab nagu natuke rohkem aimu, mis buss on, et kui ma seda kleepsin, ma sain aru, et see on väga lihtne projekt, mida nad teevad, et siin nad teevad, nad on uues kohas nüüd, sealt läheb sisse, siis läheb isegi poolake, veok läheb täiesti sisse, saab kõiki tenti, kõik kleepida, et ainult ju neemid, nad teevad kõike, nii et võtke ühendust, panen mingi selle, veebilehe ka siia, et võtke ühendust, kui tahate midagi sellist. Sellised ühevärvilised asjad on tõesti väga lihtsalt, et teevad ka feidiga, kilele printi, kõike. Ehk siis võtke ühendust, kui vaja ja siit me lähme järgmiste tegemisteni, et loodan, et ma jõuan sest video panna, et siit tagant kuskile teeme väikse augu, et saaks tulla soe õhk välja. Ma ostsin konditsioneeri ära, sest tänane küpsetamine, millest ma ei jõudnud kahjuks timelapse'i teha, näitas seda, et on väga palav seal sees ja lihtsalt enda elu paremaks tegemiseks panin väikse jahutu sinna sisse, aga seda hakkame varsti paigaldama, et vahepeal peab natuke kehale andma pausi ja siis teeme edasi, et aga ma arvan, et selle video lõpus juba on näha ka natuke seda, kuidas vormsil küpsetamine, et plaan on olemas, teen plaani järgi, hakkame tegema. Later. The next day. No nii, sõidame vormsi praamile nüüd. Pargime ära ja hakkab saarelu peale. Eks teised on siin selliste asju üldse näinud, aga siin me oleme. Meeskond on taga, ütle ka midagi. Ma ei oska. Ta on siis selle ürituse abistaja, et kuna plaanis on päris palju teha, siis ei jõua väga palju. Ühesõnaga on abikäsi rohkem vaja, et jõuame saarele ja hakkame nagu valmistama neid asju, et buss on ilusti olemas, ilusad kleebised peal, et siis saame hakata tegema. Nagu ikka, siis taina teeme mingi 24 tundi enne valmis. Võib-olla isegi natuke hiljem, sest päris soe on, aga ma tahtsin videot teha sellest ka, kuidas ma konditsioneeri paigaldan. Väikse klipi ma panen siia, kus ma puurisin auku, aga rohkem lihtsalt ei jõudnud ja pakkimise peales ka päris kaua aega, nii et nii see värk käib, vaatame, kas nii läheb pilt tulemaks. Aga konditsioneer on olemas, ehk see annab mingit jahedat õhku, see kindlasti ei tee seda õhku seal 17 peale, aga ta puhub vähemalt jahedat, aga nii, et läheme sõidame baasi ära ja siis hakkame toimetama. Hakkame siis preppima, ühesõnaga homme on see kõva pitsa tulemas, Krismer juba seal midagi toimetab, paneme kohe muusika vait. Jäi vait, ühesõnaga nüüd on see, et preppimise aeg. Preppime siin ette, ma teen seal tomatipastat ja läheb hästi, et vahepealselt elu jõudnudki väga palju filmida, aga buss on kohal, kleebitud ja siis homme on siis see põhiküpsetusaeg, et kui te seda videot näete, siis juba on hiljaga, et Real Piladal ja hakkame küpsetama, et vaatame, teeme edasi. The next day. Nii, jõudsin nüüd vormsi vaibile. See on meeletu töö, mis peab tegema siin ette, ehk siis ei jõudnud üldse filmida, aga nüüd on enam-vähem valmis.
Laadaplats on siin selline, kus ma teeb mõned need valmis. Ja siis ongi hästi, et peakorraldaja on seal, kohe tuleb ja ongi hästi. Siuke tiim käib, ma näitan kuule väljast ka. Suht suur üritus on. Siin on Viljandi, ma ei tea, kas seal on mingid joogid ja minu arust see käib igal pool. Aga ühesõnaga siuke mäng käib, nii et vist hakkame nüüd, ma ei tea, proovin, kas saan laivi teha või panen pika timelapsi, nii et hakkame tegema. Selle video heli mul kadus ära, aga praegu oleme siis küpsetamise lõpetanud. Tegime 75 pitsat, kogu laadaplats hakkab juba tühjaks jääma, inimesed pakivad kokku. Et rahvas jäi väga rahule, meie ka. Vahepeal oli natuke pikk kiire tramm, kuid saime sellega hästi hakkama, et ootajad olid 1,5 tundi ja selline oli meie menüü. Kõige populaarsem oli siis serrano, siis pepperoni ja tuunikala ja carbonaarat võid suht vähe. Ja üks mees käis just nagu kiitmas ka, et tema on 2 korda aastas Napolis käinud ja ta teab, mis on nagu pitsa ja ta pole Eestis paremat saanud. Et selline tagasiside on nagu väga meeldiv. Aga nüüd siis pakime kokku ja lähme teist päeva filmima. Aga teise päeva filmimine läks samamoodi tehnika tõttu raisku, nii et pakime kokku ja näeme juba siis, kui pakime jälle bussi lahti, et oleme kodus baasis tagasi. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Nii, valmiselt tagasi. Buss on mingi ilge asjade ladu, eks ta on näha. Aga Vormsil käidud, see video tuli vist suhteliselt hektiline, igast sellist erinevat videomaterjali väga palju ei teinud. Kokkuvõttes võib rahule jääda, päris hea kogemus oli. Samas sai ka selgeks, et kohe sellisele suurüritusele järgmisena ei torma, sest natuke läks vaja päris palju kiirustamiseks. Aga ikkagi müüsime üle poole sellest, mis me plaanisime. Eks kui tahtsime 200 müüa, müüsime üle 120. Suur ürituse kogemus sai kätte, kõik jäid rahule, inimesed tulid eraldi kiitma, see oli kõik hea. Nüüd tuleb järgmisteks üritusteks valmistada, et sai kõik ära katsetada, kõik need taignakasti mahud ära proovida ja konditsioneer ja kõik oli äge. Nii et gaasiga isegi tuli ka välja, mul oli üks balloon lihtsalt renditud ja üks see mu täidetav. Ja elektriga ei saanud katsetada, sest see päiksepaneelid ei suuda toita inverterit nii palju, et konditsioneer võtab ja konditsioneer tarbib rohkem kui inverter suudab anda, nii et sellega oli see, et saime voolu, teine päev oli meil kenekas. Teist päeva vist ei näinudki, aga põhimõtteliselt oli nii, et üks päev oli laat, teine päev oli Vormsi rahvamaja ees, me paneme pildi. Et seal tegime siis pitsat nagu nendele, kellel oli raskem hommik või siis tahtsid lihtsalt midagi hommikul süüa, sest saare peal muud toitlustust polnud. Aga kokkuvõttes kõik hästi ja nüüd hakkame edasi arendama. Et vahepeal ostsin siukse asja. Ehk siis see on see sama, mis mul varem oli see 5 kilone, aga nüüd on 11 kilone. Ja siin on siuke äge 2 otsa. Siis jäänud väljund. Väike tiiser järgmises korraks, et seda hakkame järgmises videos paigaldama. Mõte on selles, et saab ühest otsast täita ja teisest otsast tarbida, et ei pea vahepeal ballooni maha võtma ega midagi tegema. No see on järgmises korraks, nii et ikkagi, kui tahate näha, kuidas see paigaldus käib, siis näeme järgmises videos ja seniks pange ikka see. Pange like ära, väike subscribe ja kommentaar, et kuidas oli ja näeme järgmises videos.